õpilaste ja Saaremaa väikeste modellide poolt väikese etenduse, moeetenduse, mille nimi on Sellipoisid ametis. Ja esimesena palume meie ette ehitaja Krister ja ehituse õpipoiss Rail. Oolavas 1922. aastal vaid ühe osakonna õpetati ehitajaid. Esimese ehitajate kursuse 19 õpilasest 12 lõpetas kooli 1926. aastal. Ehituse õpipoisi ametis said selgeks ahelendud õpilased aastal 2006 ja 2007. Praegu saab Kuressaare ametikoolis õppida kivi- ja betoonkonstruktsioonide ehitust ja ehitusviimistlust. Kas poisid olete ise midagi ehitanud? Jaa, oleme. Mida oled ehitanud? Kodu ehitad, nii väike mees ei ole ehitab kodu, kuidas sinuga, mida sina oled ehitanud? Oled äkki mõne kuuri ehitanud? Või mängumaja? Jaa, täname väikesi ametimehi, aitäh teile ja väike tarkusega ka. Maja ei rajata mitte maapinnale, vaid naisele. Puutööline Ott Peeter. Puidutööliste esimene kursus lõpetab aastal 1931, mil kool kandis nime Kuressaare tööstuskool. 50-ndatest aladest puidutööd ei õpetatud ja alles 1993. aastal kui eriala uuesti müüdava puusepa nimena. Praegu õpetatakse koolis sisse eriala. No millist puutööd oled sina käinud? Linnumaja näiteks. Linnumaja oled käinud. Ja kuidas sulle puutöö meeldib? Väga hästi. Aitäh sulle ja tarkusele rääks täna, rääks homme, ükskord ikke suur puu langeb. Pangakuduja Helen. 1938. aastal muutus kooli nimi Kuressaare tööstuskeskkooliks. Aasta hiljem tuli kooli õppima esimesed neiud, kes lõpetasid aastal 1941 pangakudumisele eriklassi. Järgnes mitu aastakümmet ja alles 1996 avati käsitööeriala, mis muude tegevuste kõrval sisaldas ka pangakudumist. Praegu on koolis võimalik õppida tekstiilkäsitöö eriala. No millised kõige muudsamad rahvaliided on? Igasugused. Igasugused, nii et vaba kanda kõiki riideid, aitäh! Ja kangakudujate kohta tarkusetega tüdruk, kes ei oska kangast kududa, on justkui rikkis. Autoremondi juhtse Volvermann. Aastatel aplaus. 1944-52 oli kooli nimeks tööstuskeskkool number 11. Autoremondi juhtse eriala esimene lend lõpetas aastal 1945. Sellest ajast alates on eriala nimi korduvalt muutunud auto- ja traktori remondi juhtsepast autotehnikuteni. Praegu õpetatakse moodusliiniku tehniku eriala. Aastal 2007 lõpetas kooli tuntud rallijääs Ott Tänak autode ja masinate remondi eriala. Milline auto sulle kõige rohkem meeldib? Pemm. Mul on Pemmi uued kuulid. Jaa. Aitäh! Ja tarkusena, et iga mees peab oskama oma kuuli ise vahetada. Naistraktorist Elsa. Aastatel 1952-54 kandis kool nime Kivisepa linna tööstuskeskkool number 11. Traktoristide esimene lend lõpetas 1954. Hiljem nimetati eriala traktorist masinistiks ja aastal 1970 sai ameti uhkema nime laia profiiliga traktorist masinist. Läbi aegade Saaremaal olnud kõige rohkem naistraktoriste ja neil on ka enda oma klubi, Rooliigad. 1997. aasta jäi koolile viimaseks traktoristide väljalaske aastaks. Kas oled traktorisse sõitnud? Ei. Ei ole? Aga traktorit näinud? Jaa. Väga tubli, milline traktor sulle kõige rohkem meeldib? Easy Belarus. Easy Belarus, väga hea. Belarus siiski
aitäh sulle! Traktori teooria on nagu armastuse praktika. Mahler Herta. Aastatel 65-68 oli kooli nimeks linnakutsekool number 18. 67. aastal lõpetas esimene Krohvia, Platia ja Mahler. 3 aastakümmet Mahlereid ei koolitatud, kuid 1992. aastal tuli eriala tagasi uue nimega viimistleja. Praegu on võimalik õppida ehitusviimistlejaks. Kas sa oled ka oma kodus remonti teinud? Ei. Ei ole üldse teinud. Aga oled näinud, kuidas ema-isa teevad? Jaa. Milline värv sulle kõige rohkem meeldib? Vikerkaarevärviline. Aitäh, vikerkaarevärviline. Täname sind. Värvi, aga vaata, et ennast nurka ei värvi. Buldooseri, Kreideri ja Skreeperite masinist Mairol. Esimene ja ainus Buldooseri, Skreeperi ja Kreiderite masinisti Len lõpetas kooli 1967. aastal. Kool kandis siis nime linnakutsekool number 18. No milline teedeehitusmasin sulle kõige rohkem meeldib? Buldooser. Miks buldooser hea on? Kuna ta võtab mulda maa seest ära. Võtab mulda maa seest ära ja saab lükata teisele kohta. Jaa. Täname sind, aitäh! Ja nagu kopameeste lemmiklause on, et kogu aeg on kopp ees, mis neil viga. Kodukujunduskallakuga loomakasvatusmeister Emma. Aastatel 79-90 oli kooli nimeks Ellami nimeline kutsekeskkool number 26. Kodunduskallakuga loomakasvatusmeistri ehk Lüpsja esimene lend lõpetas aastal 1988 talude taas loomise alguses. Ja viimane 3 aastat peale seda, ehk siis 1991, öeldi, et ei ole väga hea ja tänaseks seda eriala enam siin ei õpetata. Kas sa oled ka lehma näinud? Vahest. Et Saaremaal ei ole lehmad päris kõik kadunud. Ei ole. Aga piima sulle juua meeldib? Jaa. Ega sa ometi lehma lüpsnud ei ole? Ei ole. Aga tead, kuidas lüpstakse? Jaa. Hea, kui vähemalt teooriast teame. Aitäh sulle! Ja tarkusedega, kuidas söödad, nõnda lüpsad. Giid Melissa. Esimene kursus turismitöötajaid lõpetas aastal 94. Eriala nimi muutus 98. aastal turismimajanduseks ja 99. aastat nimetati eriala reisikorralduseks. Praegu on võimalik õppida nii loodus- kui ka kultuurigiidiks. Millised on Saaremaa kõige vahvamad ja toredamad kohad? Karujärve. Kas mõni tuleb veel meelde? Leisi ka. Soela. Soela. Soela ja Leisi. Ma loodan, et teised piirkonnad ei pahanda. Ja kas sa oled ka ise ekskursiooni teinud kellegi? Ei, veel ei ole. Nii et tuleb tulla Kuressaare kooli. Aitäh sulle! Kes palju näeb, see palju õpib. Juuksur Via Lovise. Juuksurite esimene lend lõpetas 1999. aastal. Moodne juuksuriklass linnas valmis aastal 2002. Ametit õpetatakse siiani ja juuksurit saab õppida põhikooli järgselt. No tere, Via Lovise! Milline on kõige moodsam soeng praegu? Hobuse saba. Jaa, hobuse saba, aga sa oled vist hobuse saba lahti võtnud või? Jaa. Ja täiendanud neid natuke krunnidega. Jaa. Ehk siis sul on mitu moodi kokku segad. Jaa. Mis sa arvad, kas sust võiks tulevikus saada juuksur? Ei oska öelda. Vaatame, aitäh sulle! Hea lõikus päästab päeva. Müügisekretär Ronja. Alates 90. aastatest on kooli nimi Kuressaare ametikool. Esimene lend müügisekretäre ja sekretär laohoidjaid lõpetas 1999. aastal. Sekretäritöö viimane lend lõpetas 2005. Enam seda eriala koolis ei õpetata. Nii, tere, väike Ronjakene. Kas sa tead, et sul on nime ka ei? Kes see on? Sigrek. Indrek. Sigrek. Igrek. Aga Sigrek.
Aga röövitütar Roonjast oled kuulnud? Ei. Ei ole midagi kuulnud. Kelle sa helistasid just äsja? Mariale. Helistasid Maiale. Mariale? Jah. Kõva kuulmine. Helistati Mariale hoopis. Aga jõudu sulle, aitäh! Sekretär on firma Peegel. Infotehnoloog Artur. Esimene lend infotehnoloogia lõpetas aastal 2000. Hetkel kannab eriala nime noorem tarkvaraarendaja, mis on hetkel kooli üks kõige populaarsemaid erialasid, kus soovitakse õppida. No nii, mis sul seal kotis on? Arvut. Milline arvutimäng sul kõige rohkem meeldib? Minecraft. Ahah, mida sa veel arvuti kohta? Kas sul ema-isa lubavad olla palju arvutis või on sul limiit peal? Palju lubavad. Ei keela. Lubavad kõike. Lubavad kõike. Küll sul on hea ema ja isa. Aitäh sulle! Ja kõigile arvutitundjatele proovige, kas te oskate arvutit sisse ja välja lülitada. Kelner ettekandja Mikk. Esimene lend Kelner ettekandjaid lõpetas aastal 2003. Ja seda ametit õppida soovivad noori koolitatakse ka praegu. Nüüdseks lihtsalt Kelneri nime all. Tere õhtust, Mikk. Mida täna pakud? Kõike. Kõike, aga praegu näha ainult ette. Jah. Mis sinu enda lemmik söök on? Friikartulid. Aitäh, friikartulid on hea valik. Kiire ja inimesed ei pea kaua ootama. Aitäh sulle, jõudu! Mulle pakutakse vett, et suu vist kuivab juba. Nii, ja lähme siis edasi. Tarkusetera ikka ka. Ära kiida ennast, vaid lase teistel kiita. Lapsehoidja Laura. Lapsehoidjad lõpetasid esmakordselt aastal 2003 ja siiani on see eriala olemas. Lisaks lapsehoidjatele koolitatakse nüüdsest ka hooldustöötajaid ja tegevusjuhendajaid. Tere õhtust, Laura! Kas sulle meeldib titasid hoida? Jaa. On sul endal ka väiksemaid õdesid vendasid? Jaa. Ja oled saanud kätt harjutada? Kas kui öösel kisavad, ei aja närvi natuke? Ei. Mis su tita nimi on? Eli. Tita nimi on Ei. Päris huvitav nimi, üks mitte. Aitäh sulle! Ja tarkus kõigile tulevastele emadele, et kui laps majas peab 9 silma ühe asemel olema. Väikelaeva ehitaja Kusti Johannes. Esimene lend paadiehitajaid lõpetas aastal 2006. Lõpetas esimene lend siis paadiehitajaid. Eriala nimi muudeti aastal 2012 väikelaeva ehitajateks. Ja see on eriala, mida õpetatakse siiani ja ainsa koolina Eestis. No tere, väike laevaehitaja Kusti Johannes. Oled ka ise merel käinud? Jaa. Millise paadiga? Kummipaadiga. Kummipaadiga? Et olete natuke nagu kalamees? Jaa. Mis on su kõige suurem kala, mille oled püüdnud? 3-kilone haug. 3-kilone? Kuidas sa paadi sai? Vend aitas. Vend aitas. No väga tubli paadiehitaja ja jõudu sulle. Ja palju suuri kalu. Keramik Stella. Keraamika eriala eellugu ulatub 90. aastate teise poolde, kui kunstilise kujundamise eriala üks suundadest oli keraamika. Keraamika esimene lend lõpetas aastal 2012. Eriala saab õppida ka praegu Kuressaare ametikoolis. Kas sa oled ise ka midagi savist teinud? Vaasi olen teinud savist. Kus sa seda vaasi tegid? Kuressaare ametikoolis. No näed, nii väike ja juba Kuressaare ametikoolis. Kas sul ema-isa töötavad seal? Ei tööta. Lihtsalt käisite seal külas? Jaa, käisime lihtsalt seal külas. No nii, aitäh sulle ja neeme näed, üks kandidaat on sul olemas. Uueks õpilaseks. Keraamikute sõna pidi olema meest sõnast, tassi sangast.
stilist Brianna esimest korda lõpetas dekoraator stilistide kursus 2014. aastal. Aastal 2018 nimetati eriala ümber kujundaja stilistiks ning seda eriala õpetatakse praegugi. No tere, Brianna, mis praegu moes on? Kaabu ja laiad riided. Kaabu ja laiad riided. Kas värvidesse on ka midagi eelistatud? Või milline värv sulle endale kõige rohkem meeldib? Helesinine. Helesinine, väga kaunis ja helge mõte. Aitäh sulle! Mood möödub, stiil jääb. Ja nüüd kokk GT. Esimest korda lõpetasid Kuressaare ametikooli 1997. aastal. Kokaks õppimine on ka praegu koolis populaarne ja lisaks kokkadele õpetatakse nüüdsest ka abikoka eriala. Suur rõõm on tõdeda, et koka eriala vilistlased on leidnud tagasitee kooli, nüüd siis juba õpetaja rollis. Tere Geete, milline toit sulle endale kõige rohkem meeldib? Kartulipudru. Kartulipudru? Ehk siis kuidas see saare keeles on tubli moos või? Võiks olla või on kuidagi teine? Tublis vist on kartul või? Ei ole. Ei ole? Siis ma olen kuidagi valesti aru saanud. Aga kas sulle endal meeldib kodus süüa teha või meeldib, kui ema teeb? No, mulle meeldib, kui ema teeb. Aga ise oled teinud midagi? Olen? Mida? Olen ise leiutanud. No suur aitäh sulle ja edukat kokaala sulle! Ja tarkuse terana on siia toodud, et nautige hetke, mõelge kõigile neile naistele Titaniku pardal, kes magustoidust loobusid. Aga nüüd, head modellid, ootame teid veel kord siia rahva ette, et ennast esitleda ja täname kõik siis väikesi modelle, täname kujundaja stilisti õpperühma, nende juhendajaid Piretit, Angelikat, Mailat ja Gead. Tehke sõim. Nii aplaus kulub väikestele modellidele ära, esimene lavaproov ja ma arvan, et ka niisugune väike sissejuhatus selleks, et neist võiks saada tulevikus Kuressaare ametikooli õpilased. Ja see oli tegelikult siis nagu lühifilm, mis tõi hetkega meie ette suure osa kooli ajaloost. Ja nüüd oli teil üks ühine lause. Kuidas see kõlas? Elukestvas õppes väga hea. Aplaus väikestele modellidele. Aitäh teile! Olge hoitud!